Nii, tere! Olen Tartu Ülikoolis Ühiskonnateaduste Instituudis olen lektor ja EHA kutsus mind sellele üritusele rääkima ja siis ma mõtlesin, et mis see siis võiks olla, et ei taha mingist vanast asjast rääkida. Nimelt tekkis, et ma võiksin teha uuringu ja ma tegingi tugikeskuste töötajatega, juhatajatega tegin siis intervjuusid ja see kasvas tegelikult päris selliseks üsnagi suureks ettevõtmiseks. Lõpuks ma pean tunnistama, mul alguses ei olnud isegi nii suuri ambitsioone, kui ma tegema hakkasin. Et see eesmärk, miks ma läksin neid inimesi intervjueerima, oli see, et saada teada nende arvamusi, hinnanguid, nende kogemusi tugikeskuse teenuse osutamisest. Sellest, milline peaks see töötaja olema, milline peaks olema töötaja väljaõppe, kui ta läheb seda tööd tegema, kellega ta teeb koostööd, kuidas see koostöövõrgustik toimib, nendest teenustest, mida nad annavad, mis on nagu selline kõige efektiivsem või tõhusam teenus naistele ja ka sellest, kuidas see töö siis toimub, on seal mingeid probleeme, mis probleemid neil on, millised on nende ettepanekud, kuidas seda olukorda lahendada. Ja tegin siis selliseid telefoniintervjuusid ja kokku ma tegin siis 13 intervjuud, nii et siis lõpuks osalesid kõik seni Sotsiaalkindlustusametiga lepingu teinud tugikeskuste töötajad, pluss siis veel mõned need, kes on siis kuni 2017. aastani teenust osutanud, aga praegu siis tegutsevad edasi ka siis vabatahtlikus korras. Ja kõigepealt ma alustangi siis sellistest baasteadmistest, mida siis uuritavad arvasid, mis võiks siis olla tugikeskuse töötajal. Ja laias laastus nad tõid välja 3 varianti, kõige enam domineeris see number 1 siin, et ühesõnaga oluline on see, et see töötaja on läbinud mingisuguse baaskoolituse, mingisugune põhiline spetsiaalselt selle sihtrühma, selle töö tegemise jaoks välja töötatud koolituskavad on selle läbinud ja siis ta on nagu valmis minema seda tööd tegema. No öeldi, et jah, tore, kui selle inimesel on kõrgharidus, aga tegelikult see sotsiaaltööalane haridus ei ole iseenesest määr, see ei ole oluline. Teine punkt oli siis see, et paar inimest leidsid, et nad võiks olla siis ikkagi mingisugused teadmised sotsiaaltööst, et see ei pea olema siis vastav sotsiaaltööalane kõrgharidus, aga ta peab olema ka ennast täiendanud mõningatel teistel teemadel, mis on ka selleks tööks vajalikud. Ning siis 3. variant, mida siis ka käidi välja, et võiks ikkagi olla siis sotsiaaltööalane kõrgharidus. Siin räägiti ka sellest, et kas siis seda naistevastase või soopõhise vägivalla teemat käsitletakse siis ülikoolides sotsiaaltöötajatele, siis siin oli erinevaid arusaamu, erinevaid kogemusi. Oli neid, kes õigemini siis üks uuritav leidis, et jah, et seda räägitakse, üks arvas, et tema on lõpetanud sotsiaaltöö, aga tema ajal, kui tema õppis, siis sellest teemast ei räägitud midagi. Aga nüüd lähemalt, mida siis arvati, et mis siis on need teadmised ja oskused, mida on siis selleks tööks vaja. Ja kõige enam nimetatigi just seda arusaama sellest, mis asi on see naistevastane vägivald, mis rolli mängib suguvägivalla puhul, et see on see, mida on vaja teada, mida on vaja mõista. Samamoodi on oluline teada vägivallatseja ja ohvri psühholoogiat. Miks nad niiviisi käituvad, millest see tuleneda, mida see tähendab, mis ajendab, mis on see vägivaldne mentaliteet. Tähtis on teada ka seda, mis see rolli mängib näiteks võim ja kontroll vägivaldse suhte puhul, vägivallast kui sõltuvuskäitumisest. Eraldi rõhutati ka sellist asja nagu traumat. See, kuidas mida vägivalla ohver kogeb, millise trauma see temale tekitab ja mis moodi siis seda traumat ära tunda, mis on need traumasümptomid. Mainiti ka seda, et töötaja peaks teadma tegelikult, et miks need siis naised võivad seal suhtes nii pikka aega olla, miks nad ei lähe ära, isegi kui nad on seal tulnud ja nad on teenusel, siis nad aeg-ajalt lähevad tagasi, et see teadmine ka selleks, miks see nii on, mõista seda, on ka oluline selles töös.
Räägiti nii-öelda kriisinõustamise oskustest, et see, et tuleb nii-öelda osata inimest nõustada telefoni teel, tuleb osata nõustada silmast silma, mõlemad on olulised, kuidas siis seda ära tunda, seda, mis probleem inimesel on, mis olukord temal on, kuidas temale pingeid maandada, et ta jääks sinna nii-öelda alles, ta tuleks siia teenusele, ei kaoks vahepeal ära. Väga oluline asi, mida rõhutati, olid nii-öelda õigusalased teadmised. Tuleb teada siiski tsiviilmenetluse, kriminaalmenetluse aspektidest. Et sellest töös ei saa sellisest asjast üle ega ümber. Loomulikult tugikeskuse töötaja ise ei pea olema jurist, aga ta peab oskama nii-öelda klienti juhendada, anda talle nii-öelda sellist esmast nõu, eriti veel, kui seda juristi ei ole käepärast ja kõik see teenus on kallis, aga ta lihtsalt peab nii-öelda teadma olulisi aspekte, kas või näiteks tsiviilmenetluse raames, elatisraha abielu lahutamise puhul, lapse hooldusõiguse küsimustega seoses. Näiteks tugikeskuse töötaja peaks ka oskama selgitada, mis kohtus hakkab sündima. Et kui naine nii kaugele ükskord jõuab, et ta läheb kohtusse, mismoodi see välja näeb, mida temaga seal siis tehakse. Edasi mainiti ka sellist asja nagu juhtumikorralduslikku tööd. Tugikeskuse töötaja võiks osata nii-öelda ka kutsuda võrgustikku kokku, korraldada seda juhtumi lahendamist. Tal peaks olema ka meeskonnatöö tegemise oskused. Väga tähtis on kuulamise oskus. Oskus ära kuulata inimest, mitte kohe hakata sekkuma, midagi vahele ütlema, mitte hakata kohe tegutsema mingisuguseid lahendusi välja pakkuma, sest teinekord on väga oluline see kannatanu ära kuulata, lasta tal rääkida lõpuni. Et ka see on selline oluline oskus ja sellest on ka palju abi. Milliseid küsimusi esitada ohvri intervjueerimisel, temaga suhtlemisel, milliseid mitte, et vältida sellist teemat, ka nagu siin enne tuli jutuks, et taasohvristamist. Ja ka teadlikkus siis erinevatest vägivallaga seotud hoiakutest, müütidest. Mida veel nimetati? Nüüd küll oluliselt vähem, aga mainiti ära ka, et tugikeskuse töötajal peaks olema ikkagi teadmine riigi ja kohaliku omavalitsuse tööst, millised on nende rollid, millised on need teenused või ülesanded, mida nad peaksid täitma või peavad täitma. Milliste abi või teenuseid siis nad osutavad. Arvati, et võiks ka teada sotsiaaltööteooriatest või inimese aitamise võimalustest. Veel mainiti näiteks sellist asja nagu keelteoskus, eriti sõltub muidugi piirkonnast, Ida-Virumaal või Tallinnas on näiteks vene keele oskus väga oluline. Võib-olla mõnes teises Eesti piirkonnas see nii ei ole ja siis mainiti ka sellist asja, tegelikult võiks seal töötajal olla ka lai silmaring. Siis toodi välja, et tegelikult kui seda koolitust tehakse, siis see võiks olla ikkagi pikem kui 40 tundi. Küsisin ka sellist asja, et millised isikuomadused võiksid olla tugikeskuse töötajatel. Ja kõige enam rõhutati sellist asja nagu empaatia. Inimene on empaatiline, ta ei anna hinnanguid, ta ei mõista hukka, ta ei hakka võrdlema, on positiivne, on kannatlik. Nimetati ka julgus, sest selles töös võib tulla ette väga palju ootamatuid olukordi, sekkub äkki vägivallatseja, teeb võib-olla mingisuguseid asju, see töötaja peab olema julge, ta peab olema kiire otsustusvõimega, teadma, et nüüd on vaja teha seda. Et see on just sellisel töös väga oluline paindlikkus. Mainiti ka, et kui ka tugikeskuse töötaja inimest ära kuulab, siis ta ei saa temaga kaasa nutta. Ta ei saa olla see, kes ka siis aletseb edasi. Ja samamoodi ta oma arvamusi või väärtusi peale suruda. Üks töötaja tõi välja ka sellise asja, et mõnikord võib juhtuda, et noor tugikeskuse töötaja ei pruugi olla kõige parem. Ja seetõttu, et vägivallal kannatavad naised võivad lihtsalt hakata
kahtlema, et kas nad ikkagi räägivad kõiki oma karme lugusid nii noorele inimesele, äkki see liiga traumeerib, aga noh, see võib ka sõltuda. Professionaalsuse kujunemisest oli meil juttu ja isegi kui töötaja, kas ta on kõrgharidusega või ta on koolitusel läbinud, siis tegelikult see, et temast saaks ikkagi professionaalne töötaja selles ametis, ütleme, siis see võtab siiski aega. Ja siin ongi juba see, et mis siin ka enne mainiti, et suhtlemine kolleegidega, siis sama tugikeskuse või mõne teise tugikeskuse töötajaga, kes on siis juba kauem aega sellesse valdkonnas tegutsenud, et kes siis nii-öelda annab nõu, juhendab, kasutati ka spetsiaalselt mentorluse süsteeme, kui siis ühe tugikeskuse näitel, eks oli pooleks aastaks siis uuele töötajale, siis anti kõrvale mentor, kes siis temaga kõiki tegevusi, kõiki juhtumeid nii-öelda tegi läbi koos, oli kõrval nii-öelda nõustas ja toetas. Tegevuse käigus nii-öelda õppimine, erinevad juhtumid õpetavad erinevaid asju, erinevaid meetodeid, kuidas olukorda lahendada. Ja loomulikult selles töös on oluline enesetäiendamine pidevalt. Erinevatel koolitustel, täiendkoolitustel käimine, uute oskuste omandamine, toodi näited, et kui siis mindi kas või ka teise eriala spetsialistidele mõeldud koolitusele, kohtunike koolitusele saada rohkem teada juriidilisest asjadest ja nii edasi. Et selline enesepidev täiendamine. Ma unustasin enne öelda, et ma olen siin all, ma esitan ka mõningaid tsitaate ja ma olen need tugikeskuse töötajad, keda ma intervjueerisin, ma olen need nii-öelda nagu püüdnud liigitada. Et need on väiksed teenusosutajad, suured on siis need, kes siis on suurte linnadega seotud Tallinn, Tartu, Pärnu, no Tähtvärega sealhulgas, või siis uued teenusosutajad. Tugikeskuse töös, mis on veel oluline, mis toodi välja, on see, et kovisioon, tõesti kolleegidega suhtlemine, mis aitab nii-öelda sellise raske tööga toime tulla, pingeid maandada, aga tegelikult on oluline ka supervisioon ikkagi. Et kolleeg võib anda küll head nõu, toetada, julgustada, aga teinekord on oluline ka see, et oleks keegi, kes on sellest süsteemist väljaspool, keegi, kes ei tee igapäevaselt seda tööd, et ka tema saab nii-öelda kuulata, anda nõu, ühesõnaga pakkuda supervisiooni. Praegu ma saan aru, et see supervisioon ei ole seadusega ette nähtud, kuigi see võiks selle töö juurde kuuluda. Ja siin on ka erinevad kogemused, väiksemad tugikeskused neil ei ole seda võimalust praegu, varem ma saan aru, et oli vist Norra rahadest, sai supervisiooni, suurtem üritavad leida võimalusi supervisiooniks. Ja milliste teemade vastu leiti, et kui peaks olema veel täiendkoolitusi, siis mida minnaks hea meelega kuulama, siis kõik, mis puudutab näiteks laste teemat. Et kuidas siis lastega suhelda, lapsi küsitleda, sest paratamatult tugikeskusele tulevad naised koos lastega ja need lapsed kahjuks ei ole terved. Et neil on probleemid ja nad ei pruugi käituda võib-olla kui sellised kui mõni teine laps. Et kuidas nende lastega tegeleda, psühholoogiaalaseid täiendkoolitusi ja muidugi igasugust õigusalast koolitust, sest juba seadused ise muutuvad vahepeal ja aeg-ajalt on ka vaja nagu värskendada ennast sellel teemal. Et millised teemad siis kliente vägivalla ohvrist naisi ennem aitavad ja siin sagedamini mainiti sellist asja nagu nõustamist, psühholoogilist nõustamist, on siis psühhoteraapia, mida tehakse, aga ka see, et mitte, et me nüüd 1-2 korda siis pakume seda teenust ja siis saab asi korda, et see tegelikult eeldab nii-öelda sellist pikaajalist sekkumist. Et see ohver klient saaks nii-öelda ise tugevamaks, oleks nii-öelda enesekindlam, et ta mõistaks nii-öelda, suudaks mõista oma olukorda paremini, leida seal lahendusi, sest ei saa ju tegelikult ka kliendi eest ju asju ära teha. Tema on siiski see, kes on oma elu peremees ja kes oma elus nii-öelda otsuseid teeb, aga sellest, et sellega toime tulla, on vaja nii-öelda kliendil siis sellist sisemist kindlust. Ja just selline nõustamistegevus aitab siis sellist kindlust ja jõudu
saada, et tulla oma eluga paremini toime ja see psühholoogilise nõustamisteenus on teinekord ka alus selleks, et klient saaks võtta järgmisi teenuseid. Või ta kas või näiteks mõnikord ka juriidilist abi, et minna kas või näiteks kohtusse, esitada haaki, mida iganes, on vaja ka siis ise olla piisavalt tugev, et seda protsessi läbi teha. Ja muidugi loomulikult juriidiline nõustamine on oluline selles mõttes, et sageli laste kaudu ollakse selle vägivallatsejaga seotud ja kui saab siis sellise hea lahenduse olukorrale, siis see on see, mis aitab ka paremuse poole. Mõned uuritavad nimetasid, et nad ei taha tuua üht või teist eraldi välja, vaid nimetaksid lihtsalt selle teenuse komplekssust. Et tegelikult need kõik teenused, nii see esimene kui teine, on väga olulised, et selleks, et aidata naist. Et üht ja teist kombineerides oluline on see, et naine saaks ka need teenused üheskoos, et ta peaks käima ühe asutuse juures, siis käima teise asutuse juures ja uurima, kas ta saab siit seda ja saab sealt toda. Või siis ootama mingisuguses pikas järjekorras. Et selline komplekssus, kiirus, millega siis saab need teenuseid kätte. Ja selles mõttes on tugikeskused oluliselt paremas olukorras, nad on erinevad siis tavaliselt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajast. Mainiti ka sellist asja paar inimest ka nagu tugigrupp, et neile tegutsevad tugigruppides ja see on ka siiski see, mis naisi aitab, et on nagu naisi, kes võtavad ka teisi teenuseid ja käivad veel lisaks tugigrupis, kellel on mingi raskem olukord, ka selliseid, kes siis käivad, helistavad lihtsalt tugigruppi, kui siis on siis professionaalne tugigrupi vedaja. Mis puudutab majutusteenusesse, siis seda kasutavad üldiselt vähesed naised ja see ei ole nii oluline teenus nüüd, sest jah, see pakub küll mingiks perioodiks sellist turvalist elamispinda, aga sellest jääb üksi väheseks. Nii, siis nimetati ka sellist asja nagu kohtus esindamine, mida vist praegu ei ole, ma vist ei olegi nagu ette nähtud üldse vist rahasid, selleks me teame. Aga mis on ka oluline, siis kui naine jõuab nii kaugele, et tema juhtum läheb kohtusse ja kus siis vastaspoolel on advokaat ja kui naine peaks siis seal üksinda olema, siis tal võib olla väga raske ja ta võib murduda ja ei pruugi rääkida seda juttu, mis oleks oluline, vaid rääkida seda, mis võib-olla meeldib selle vägivallatsejale. Eraldi toodi välja peale naiste teema või et tegelikult peaks kogu tugikeskuse rahastuses olema ka nii palju ressursse, et saaks see abi pakkuda ka lastele. Et ka lapsed vajavad abi. Millised teemad kerkisid veel esile? Selline asi nagu puhkuse võtmine, haiguslehele olemise võimalus. Ja praegune selline korraldus sellist asja eriti ei võimalda. Tegutsetakse, kui on siis ka lühikene periood, lühike leping, käsundusleping, mis juba iseenesest ei näe ette puhkusele mineku võimalust. Kuna raha teenuse osutamiseks on napilt, siis ei ole juba selle tõttu võimalik palgata abipersonali sinna või tugikeskus võib ka personali vähe, et keegi saaks siis asendada selle hetkel, kui siis üks on näiteks puhkusel või ka haiguslehel. Ja tulemus on see, et kas lihtsalt siis ei võetagi puhkusepäevi, kellega teiega me ei saa olla, kelle haige. Õnneks ma ei ole olnud nii haige, et ma oleksin pidanud jääma kõrvale. No, on väga tore. Kombineeritakse siis kolleegidega võib-olla, et nad saavad mõni päev ära ja siis suvel jälle siis mina olen jälle mõne päeva ära. Või kel on siis võimalus, siis on kasutanud ka vabatahtlike abi, aga see on ka selline ajutine lahendus. Aga selline olukord on selles mõttes raske, et mida pikemalt ollakse tööl ilma puhkuseta või sellise
vaba võimaluseta töölt kõrval olla, siis see võib põhjustada ka nii-öelda siis ülekoormust, väsimust, läbipõlemisohtu ja edasi. Siis on muidugi selliseid lahendusi mõned tugikeskused, kes on siis püüdnud hoida tööle veidi rohkem personali, mis tähendab omakorda seda, et nad saavad vähem palka. Need on küll rohkem, nad saavad jälle vähem palka, aga selle võimalusega on võimalik nii-öelda kombineerida, et siis on üks nii-öelda mingil hetkel, kui teine ei saa puhkusel või haige või mis iganes tõttu ära. Ja ka siin on siis näitajad, et kui siis inimesed on olnud puhkusel, nagu puhkuse raha ei maksta, sest puhkuse raha lihtsalt ei ole maksta. Paar tugikeskust tõid välja ka, et nad on siis võtnud selle riski, nad on teinud siiski sellised tähtajatud töölepingud ja püüdnud siis kuidagi toime tulla, et siis selle raha leida. Siis kerkisid esile sellised teemad nagu majutuspind. Selle teenuse juurde kuulub ka siis sellise majutusteenuse osutamine klientidele, aga see ei ole ka tegelikult nii lihtne tugikeskuse töötajatel. Üks asi on see, et neil tuleb siis näiteks üürida mingisugune pind. Sageli üüritakse seda siis kelleltki eraomanikult. Ja siis oli selliseid kogemusi, kus siis mind eraomanikult see korterit üürima. Alguses eraomanik oli päris õnnelik, et näed, et tuleb asutus, et see on ikkagi kindlam kui mõni teine tavaline isik, et asutus ikkagi jõuab maksta ja kui see selgus, et mis teenuse või millega asutus tegeleb, siis öeldi üles, et nad ei soovi. Et nad ei taha, et sinna tuleks naiste tugikeskus, sest mine tea, mis siis juhtuma hakkab. Tulevad äkki mehed sinna ukse taha lõhkuma või mine tea, mis naised need sellised on. Teine probleem on seotud sellega, et korteri üürimine 9 aastat, kui on siis näiteks organisatsioonil on leping 9 aastaks, siis nad peavad ju sellele korteri väljaüürijale ütlema, kui kaua nad seda korterit kavatsevad kasutada. Aga samas, mis saab just aasta lõpus, kas nad siis üürivad edasi, kas nad ütlevad, et palun pikendage seda võimalust või nad ütlevad, et me igaks juhuks ei pikenda, kas nad saavad raha edasi või nad ei saa raha. See peab ju lepingus sees olema, mis tingimused, kas on tähtajaline või tähtajatus, mis tingimustel kõik käinud? No ja selles mõttes, et organisatsioon teeb lepingu esiteks ühest küljest, et teeb lepingu selle korteri üürijaga eraomanikuga. Nii. Ja tema saab, kui MTÜ-l on leping Sotsiaalkindlustusametiga näiteks 9 aastaks, siis ta teab, ütleme näiteks detsembri lõpus ta lõpeb rahastus ära, aga ta ju ei tea, kas tal jaanuaris või veebruaris on raha seda tööd teha. Et seetõttu ta saab eraomanikult teha selle lepingu 1 aasta peale. Tegelikult on ikka määramata kasutust teha, siis saab ära öelda kuidagi. No on probleem, kus omanikud ei ole nõus, et nad soovivad. Jah. Kui isegi kui on nõus, siis alati on see klausel, et leping on võimalik 2 kuu jooksul. Jah, ette üles öelda, et see on palju kergem kui tähtajaline, see on palju rangem, kui sa tähtajalise lepingu lõpetad enne tähtajaga, seal on palju suuremad sanktsioonid. Jah. Aga sellega on ka see, et kui selle korteri saab, siis tuleb seal sisustus leida, mööbel, inventar ja nii edasi. Et milleks ka tegelikult selles projektis naised tõid välja, et neil ei ole piisavalt ressursse ja kus on siis kasutatud siis kas otsitud oma isiklikku vara tuttavatelt annetusi või kuidagi ühesõnaga organiseeritud. Kui on ka siis korteri üür, näiteks Tallinna puhul leiti, et see on liiga kõrge, see võtab niivõrd suure osa kogu sellest eelarvest. Mõnes kohas on ka kommunaalid suured. Ja siis ka kohati märgiti sellist asja, et sellise riigihanke järgi ette nähtud mõjutuskohtade arv igatahes tasuks üle vaadata. Et kohati see kohtade arv on sellise vajaduse jaoks natuke liiga suur. Nad on pidanud võtma veel teise korteri juurde, et seda lepingut täita riigi ees. Aga samas võib-olla neid naisi ei ole nii palju ja tegelikult selle raha võiks hoopis suunata nõustamisele, mis nad kulutavad selle korteri jaoks. Ei, vaadake, hankes on ju niimoodi, et sa pead võtma pakkumised tavaliselt mitmel sellel,
aga selles seadus on ju ka kirjas, et antud piirkonnas ei ole taolist tegevust pakkuvat. Ütleme, et korterid on, siis on tavaliselt. See oli väga konkreetne hange, millest räägitakse, see oli väga spetsiifiliselt, seal oli ette määratud, mitu kohta peab olema, nii et see ei ole praegu teema, mida sa räägid. Et palun. Ja. Nii, ja siin nad pakkusid selliseid lahendusi, et kas siis omavalitsus ise organiseerib, kogu selle majutuspinna võtab kogu vastutusse selle eest, sest nii tegelikult omavalitsus on ju kohustatud tagama abivajavatele kodanikele sotsiaalelamispinda. Samas on neile see, et tegelikult see kohalik omavalitsus, kui see tugikeskus asub kuskil konkreetses linnas, siis tegelikult need naised ei ole ainult selle linna naised. Seal on ka naisi mujalt, maakonnast kaugemalt. Nii et siin on tekkinud see probleem, et mõned omavalitsused ütlevad ära, et me tegelikult ei taha, siis võtke ainult meie naisi, ärge teisi laske sinna. Arvati, et siis võiks olla riik ja kohalik omavalitsus teevad koostööd ja niikuinii on tegelikult see riigi teenus ja siis võiks panustada riik ka sinna, et saaks seda majutuskohta siis tagada, et ei peaks kõik asja kandma see organisatsioon, see MTÜ ise. Koostöövõrgustik. Laias laustes toodi välja kahesugust koostöövõrgustikku, üks on siis selline kohalik spetsialistide võrgustik, teine on siis tugikeskuste võrgustik. Ja tegelikult igasugune võrgustiku töö selles valdkonnas on ääretult oluline, sest üksi võib aidata, aga ei suuda kõiki neid olukordi ja probleeme lahendada, vaid see ikkagi käib koostöös partneritega. Kohaliku spetsialistide võrgustiku poolt siis kõik enam tehti siis koostööd politsei ja ohvriabitöötajatega, kohaliku omavalitsuse töötajatega, prokuröriga, aga ka mainiti siis koostööd haridusasutustega, koolid, lasteaiad, omavalitsuse töötajatega, meedikutega, tööandjatega oli kellegi seal ka koostööd, nendeks naisele töökohta leida, nii edasi. Koostöö üldiselt toimub juhtumipõhiselt, et kui on siis juhtumis eeldab, et sinna on vaja kaasata see spetsialist, siis sellisel juhul ka see võrgustik käivitatakse ja kutsutakse kokku ja arutatakse siis seda, kuidas seda olukorda lahendada. Küsitakse vastastikku nõu, abi pakutakse. Ja võrgustik on kujunenud ka aja jooksul, ei ole tekkinud automaatselt, et nii kui teenusosutaja on seal siis oma uksed lahti teinud ja siis jooksevad partnerid kohale, vaid tegelikult see on kujunenud ikkagi aja jooksul, algselt siis igasuguste ümarlaudade, infoseminaride ja sellise tutvustava tegevuse käigus ja ka muidugi ka erinevaid juhtumeid lahenedes. Et leiti, et jah, et alguses see koostöö võib-olla oli natukene korralik ühe või teise valdkonna spetsialistiga, aga üldiselt on see aja jooksul paranenud ja see nüüd on, ütleme, need tugikeskused, kes on siis nüüd varem tegutsenud. Et probleeme võib-olla kõige rohkem, mida mainiti, oli lastekaitsetöötajatega, kellel oli ja mis siis juba puudutas sellist valdkonda nagu lapse hooldusõigus ja suhtluskorra määramise küsimused. Et kui siis lastekaitsetöötajad, kes on väga usinad ja tahavad kõige paremat lastele ja mõistavad, et lapsel on ikka oluline, et kui tal on mõlemad vanemad, aga antud probleemi puhul ei pruugis alati olla kõige parem lahendus. Teine teema on tugikeskuste võrgustik ja vaata, siin leiti nüüd sellist asja, et kui selle aasta alguseni see tugikeskuste võrgustik üldiselt töötas päris kenasti, oli võib-olla mingites valdkondades erimeelsusi, aga toimis, suunati naisi ühest varjupaigast teise, kui sellest tekkis vajadus edasi. Siis nüüd uuest aastast koostöö või võrgustik sellisel kujul enam ei toimi. Või siis on, kui siis tehakse teatud tugikeskused suhtlevad rohkem omavahel, aga tuntakse, et ebakindlus on päris suur. Ja siin üks aspekt, miks see niiviisi on see konkurents ja see riigihanke süsteem, et see, et kuna teenuse pakkujad, nad peavad võistlema turul et seda teenust osutada, ja siis on tekkinud selline hirm, et kas siis mina võitan selle konkursi või ei võita, mis must saab edaspidi ja kuidas asi üldse edasi hakkab minema. Nüüd
nüüd oli ka see, et turul on nii-öelda uusi tegijaid, siis uute tegijate suhtes tunnistati, et on siis teatavat ebakindlust ja usaldamatust, vähemalt oli nendes intervjuudes tunda. Ja miks siis uuringus osalenud tugikeskuse töötajad siis tundsid sellist ebakindlust, usaldamatust ongi just see, et nad ei tea, kuidas need uued tegijad töötavad, millised on nende töömeetodid, millised on nende koolitus, millised on nende pädevused, milliseid teenuseid nad pakuvad. Ja sellist kontakti ei ole, kas siis ei ole seda üks või teine pool otsinud või ei ole ka kontakti saadud. Samas muidugi selles töös on jälle väga oluline sellise koostöö olemasolu. Palju mul aega on? Okei, ma teengi. Et siin oli jah, et see ka, et uutest tegijatest Eluliin vist oli see, kes ütles, kellel on rohkem neid tugikeskuseid ja kes siis nagu ei vaja ka seda koostööpartnereid nii-öelda, et kuna nad saavad ise oma naisi majutada oma erinevate piirkondade vahel. Küsisin, et mis nad siis arvavad sellest praegusest olukorrast ja sellest riigihanke süsteemist, sellest rahastamisest, siis siin ütleme niiviisi, et enamik ja need, kes siis nüüd on kõik vanemad tegijad, ei olnud selle süsteemiga rahul. Üks asi on, mis toodi välja, on rahastus, et see raha hulk on liiga väike, et seda teenust korralikult osutada. Et see nõuab pidevalt sellist opereerimist, millele sa seda raha kulutad, kui sa saad ühele asjale kulutada, kelle seda teisele ei saa või saa piisavalt. Et nõustamisteenuseks on vähe, et ette nähtud nõustamistunde on liiga vähe ja see põhjustab sellise olukorra, kus tuleb hakata valima. Milline naine see on siis nii-öelda kriitilisem, tema olukord on kriitilisem ja kas siis see, kes nii-öelda siis on võib-olla pikemat aega ja raskem füüsiline vägivald ja mis iganes, kas see, kes siis juba suitsidaalseid mõtteid mõlgutab või nii edasi, et see on nagu väga keeruline. Või kui tuleb näiteks tugikeskusesse mingil hetkel naine, tal on võib-olla mitu last ka seal juures, et kuidas siis, see on olukorda väga keeruline, kus tuleb siis hakata valima, kellele sa mida siis osutad. Töötasud. Leiti, et see on ka ebamõistlikult väike summa, selle töötasud, et kui tuleb osutada teenust 24/7, et siis ei saa kas näiteks selle raha eest võib-olla mitut töötajat või siis eriti veel on raske leida pädevaid kas kõrgharidusega spetsialiste mõnda piirkonda sellise raha eest tööle. Samamoodi, mis ma juba enne rääkisin, on kogu selle majutuse teema, korterirent, sisustus ja edasi, milleks tuleb raha leida või kui kulutatakse nii-öelda siis näiteks korteri teemale raha, siis jääb jälle kuskile mujale seda raha väheks edasi. Ja milleks siis on veel raha vähe leiti, et teavitustööks. Ja see on tegelikult oluline. Tunnistati, et selle aasta alguses oli nii-öelda uute pöördumiste arv oluliselt madalam, kui see muidu on olnud. Ja mis siis olla ka tingitud sellest, et kogu süsteemis on tekkinud nii-öelda segadus, et kas siis töötab edasi vana tegija või on seal uus tegija. Uus tegija on siis leiti, et see info ei ole veel niiviisi levinud ja naised nii-öelda ei tea. Et ühes kohas oli isegi see olukord, kus siis kohaliku spetsialistid, kes siis vägivalla teemaga tegelevad, ei olnud ka päris kursis, kes see teenust ikkagi osutab. Et sellised teavitustegevuseks ja reklaamiks ei ole ressursse. See olukord mõjutab loomulikult teenusega kvaliteeti, et leiti, et selle tõttu võib langeda ka kvaliteet, kuigi püütakse hoida seda kvaliteeti ikkagi nii palju kui võimalik tasemel.
lepinguperiood on lühike, et sa justkui hakkad korraldama neid asju, saad selle korteri, sead sisse, aga teed juba mingit pidi reklaami, kasutad igasuguseid võimalusi, hakkad pakkuma ja siis saab see aasta otsa ja siis tuleb et see ebakindlus, mis siis saab, et kas siis tuleb järgmine hange, kas siis see samane tugikeskuse tegija, kas tema siis saab nii-öelda selle jah-sõna, võidab selle või tuleb keegi teine, keegi, kes peab hakkama jälle otsast pihta. Et see on see, mis tekitab ebakindlust ja väsitab vaimselt, moraalselt, frustreerib igas mõttes. Leiti, et selline süsteem on nagu jätkusuutmatu ja ebamõistlik. Ja tegelikult selle tõttu siis kannatavad mitte ainult töötajad ise, aga tegelikult kannatavad ka need inimesed, kellele see teenus on suunatud. Uued tegijad nüüd, kui siin nüüd on põhimõtteliselt need mõtted, mida üldiselt arvasid need seni varem teenust osutanud inimesed, siis uued tegijad ei toonud välja selliseid asju, nad leidsid, et jah, et kui nüüd peaks juhtuma, et nad ei saa raha järgmisel korral, kui see riigihange tuleb, et siis nad osutavad teisi teenuseid. Lähevad ka siis mida nad seni osutanud, et lähevad siis teisele, teevad teisi asju edasi. Küsisin, et mida siis teha, et kui tundub, et see ei ole hea selline olukord, et mis oleks siis lahendus. Ja üks, mida väga sageli kõige rohkem välja toodi, oli siis nii-öelda see riiklik süsteem, et iseenesest tugikeskuse teenus on riiklik teenus, aga siis ta võiks olla läbi ja lõhki riiklik. Et tugikeskuse teenust osutavadki nii-öelda siis ka alluvuses olevad spetsialistid, kes on sinna nii-öelda tööle värvatud, mis iganes meetodil, konkurssi või mille iganes muu alusel, nad on sinna tööle värvatud ja nad osutavad siis kas näiteks ohvriabi kõrval seda sama teenust edasi. Kaotada ära selline hankepõhine süsteem. Et see oli üks asi, mis välja pakuti ja mis siin siis toodi veel välja, et mida selline olukord võimaldab, et ta esiteks võimaldab siis sellist suuremat kindlust, stabiilsust, et ei ole sellist ebamäärasust, et kas me nüüd saame järgmine aasta teha või ei saa või mis siis üldse tuleb. Töötajatele on siis paremini tagatud erinevad sotsiaalsed garantiid, et ei ole seda, et ei saa siis minna puhkusele. Loodeti, et siis see võimaldab ka riigiametniku siis palgataset, ka majutusasutuse koha pealt, et sellisel juhul ei ole siis see MTÜ enda roll, et leida see majutus ja kõik see probleem, mis sellega kaasas käib, vaid et siis on juba riik see, kes tegelikult seda majutust organiseerib, selle eest vastutab ja nii edasi. Ja üks teema, millest ma nüüd ei ole küll rääkinud siin praegu, aga mis toodi ka välja, on siis andmetele juurdepääs. Et tugikeskuse teenuse osutajatel ei ole sellist andmetele juurdepääsu, kui on näiteks sotsiaaltöötajal, omavalitsus või ohvriabitöötajal, aga teinekord võib see olla oluline. Et teada kas või, et kus see inimene pärit on üldse. Et kuidas siis organiseerida siis kas või laste aiakohti, kes siis selle eest maksab või nii edasi ja teised teemad. Need, kes selle ettepaneku poolt ei olnud, leidsid, et sellisel juhul võib siis kaduda näiteks fookus. Et võib-olla siis on fookus ühel aastal on siis ta nagu naistevastasel vägivalal, järgmisel aastal on fookus näiteks puuetega inimestel. Samas muidugi oli siin ka need, kes leidsid, et see ei ole ikkagi niiviisi, et see fookus ikkagi ei haju ära sellisel juhul. Ja siis oli paar tükki, kes arvasid, et võib olla oht, et sellisel juhul see tugikeskuse töö tegija võib muutuda bürokraadiks, et tuleb rohkem sellist riigiametnikul omast paberitööd juurde. Teine variant, mis mõned välja pakkusid või kes ei olnud sellise eelmise slaidil esitatuga nõus, olid siis see, et ta võiks ikkagi jätkuda niiviisi, et teenust ostetakse sisse. Et teenuse osutaja on ikkagi selline vabaühendus,
aga siis need lepinguperiood on pikem, et kas ta siis nagu toimib edasi riigihankena, isegi kui ta on siis riigihankena, siis riigihanke see ette nähtud periood peab olema pikem kui praegune aasta või 2. Et see on nagu selline ebamõistlik, sellega ei jõua midagi eriti ära teha. Või on siis suunatud hange. Et ja miks siis leiti, et selle versiooni pooldajad arvasid, et siis see tagab suurema sõltumatuse, paindlikkuse, võimalus tegutseda survegrupina või olla sellise kliendi või sihtgrupi eestkõneleja. Uued teenuse osutajad ei näinud praeguses tingimustes probleemi, jah, seda, mis ma rääkisingi, et nad siis võivad siis leiavad, et nad peavad tegeleda millegi muuga. Ja kokkuvõtteks siis kogu, mis siis välja tuli, ongi see, et baasteadmistes on oluline ikkagi tunda, mis siis on naistevastane vägivald ja siis nõustamisoskused ja õigusalased teadmised. Ja psühholoogiline juriidiline nõustamine on siis see, mis aitab naisi enim edasi. Rahastuse koha pealt leiti, et seda rahastus on ikkagi liiga väike ja see ei võimalda ikkagi teenust nii hästi osutada, kui võiks seda teha, kui oleks vaja. Töötajate sotsiaalsete garantiidega on probleeme ja see teeb muret töötajatele. Praegune riigihanke süsteem ei ole kindlust tekitav ja jätkusuutlik ja ei võimalda teenust arendada ning siis samad lahendused, mis ma siis eelnevalt välja käisin, olid need, mida arvati. Ja viimasel slaidil ma olen toonud siis ühe uuringus osalenud tugikeskuse töötaja sellise mõtte, et kogu see teema, millest me siin räägime, peab olema riigis prioriteet, sest kui perekond on ühiskonna rakuka, aga kui perekond on haige, siis on ka ühiskond haige. Ja oluline on siis aidata perekondi, et kui perekond on terve, ju siis on ka ühiskond terve. Aitäh!